Hei, mina olen Siiri ja annan tagasisidet süsteemide töötubade kohta. Miks mina liitusin süsteemide töötubaga, oli see, et süsteemsus on minu üks nõrk koht ja ma tahtsin seda kohta parandada. See oli see minu kõige suurem miks. Ja mida ma sellest sain nendest töötubadest, on see, et ma sain selliseid pusletükke, mida reaalselt nagu ellu rakendada oma klienditeeninduses, oma turunduses, oma müügioskustes ja siis ka oma süsteemide loomises. Ja hästi oluline oli minu jaoks see, et ma sain olla kohal ja küsida oma küsimusi kohe, sest kui sa kuulad ja vaatad, siis sul tekib kohe küsimus, et sellepärast ma soovitan alati olla siis otse nii-öelda Zoomis või laivis kohal, et sa saad ise kaasa rääkida ja oma küsimustele vastused. Ja põhilised siis nipid, mis ma sealt sain, olid näiteks, et sa harjutad inimesed ise neid vastuseid oma kirjadest leidma. Sa ei pane lukku kogu aeg ennast, et küsitakse korduvaid kippuvaid küsimusi sinu käest otse uuesti üle. Sa oled nagu mingi automaatvastaja seal, et kust mida leida, selle asemel, et luua sisu ja tegeleda sisuga. Et see on hästi oluline koht. Ja siis kirjade mallid. No kuulge, see oli väga hea, eriti nende kirjade mallid, mis on ebamugavad, näiteks keegi on jätnud sul tasumata ja kuidas nüüd küsida on ju, ja kui sul on see mall olemas, siis sa saad rahulikult sealt mõned olulised osad ära muuta ja kirjapõhi on sul olemas. Ja sa ei pea selles närvis olekus nii-öelda siis hakkama seda meeldetuletuskirja kirjutama, et kuule, et sealt jälle maksmata jätnud mulle. Et väga hea on, kui on siis sul see põhi juba olemas. Ja kas ma soovitan seda edasi? Jah, loomulikult. Ja soovitan edasi neile, kes kavatsevad oma ettevõtlust alustada, või siis neile, kes on juba alustanud ja ka on pilla-palla süsteemid, ei tea kust mida leida ja tohutult läheb aega ühtedele asjade otsimise peale. Et siis nautida seda sisu loomist ja puhast kliendisuhtlust ja saada neid nippe ja teadmiseid ka, kuidas siis ennast säästvalt ja kliente säästvalt suhelda. Aitäh, mina olen väga tänulik selle töötubades osalemise eest iseendale ka. Tšau!